Hommik, täna on 20. juuni ja kell on 18:00. Ja see fokusseerimine lihtsalt võtab ikka ka vahepeal. Ma filmin enda peegelkaamera peal, mis tähendab, et see fokusseerib juba aeglaselt ja see ei ole kõige parem, aga siin on see flip screen, sellepärast. Ja ma filmin selle kaameraga, sest ma hakkan teile kohe hooli tegema, kuna Lõuna-Prantsusmaal ma ostsin päris palju asju ja ma mõtlesin, et ma jagan seda teiega, seega let's do this ja ma panen teid kohe siia statiivi peale, seega let's go. Ma ei tea, kuidas teile üldse meeldivad sellised hoolid, aga loota ju võib, et meeldivad, andke mulle kindlasti kommentaarides teada. Ma ei võtnud ekraani välja. Kas te tahate veel selliseid hoole näha? Ma näitan palju neid asju pealt. Nagu see. Natuke on asju. Ma ei tea isegi, mis me pihta hakkame. Mul tundub, et see veits kõrge. Ja me oleme tagasi, hakkan pihta. Nii. Esimene vaatus ma käisin Sephora. Ja ma ostsin sellise läbipaistva meigikoti, kus sees on siis läbipaistvad purgid, kuhu sisse saab panna erinevaid anumad, kuhu sisse saab panna kõiki neid vedelikke ja meigitooteid, mida iganes sul on vaja kaasa võtta reisidele, kui laagrisse, kui iganes sa lähed, mis on muidu hästi suurtes pakenditesse viitsik kaasa tassida, taadatakse vähem ruumi ja see on hästi mugav ja hea viiskades kaasa võtta. Siis ma ostsin sellise Becca highlighteri, sellepärast et ma olen täiega palju head kuulnud sellest champagne popist, mis on nagu 40 € ja ma ei olnud kindlalt, kas mulle see meeldib, seega ma ostsin selle, mis on 2 korda odavam, kus on see väiksem variant ja siis siin on ka vedel see Becca highlighter, seega ma arvan, see vedel oleks üli hea photoshootideni, kuna ma eeldan, et see on nii tugevalt ning ma olen seda puudri varianti juba proovinud ja see jäi täiega ilus, mulle hullult meeldis see, seega siiamaani ma olen üsna rahul oma ostuga. Kõiki asju ma ei ole proovinud, aga paari ma olen, sest ma ei jõudnud lihtsalt oodata. Ma ostsin esimest korda elus selliseid ninamaske, mis peaksid aitama nende nagu mustade täppide vastu, mis sul on inglise keeles ütled enda kohta blackheads. Seega mõtlesin, et prooviks neid, mis mitte. Ja selleks seoses veel tahtsin proovida ühte Sephora sellist näopuhastuspiima, mis peaks ka aitama, see on see micellar peaks just olema micellar, mida iganes. Igatahes see on see näopuhastus asi, mis peaks ka aitama nende mustade täppide vastu ning see peaks üldse näole halava, seega mõtlesin, et miks mitte proovida. Need olid suhteliselt odavad, sellepärast tahtsin proovida. Ja siis ma ostsin ka Sephora veekindla meigi eemaldaja, sellepärast et seal poes olid need ka, et sa said proovida, et kui sa testisid mingi erinevaid meigitooteid, näiteks huulepulka tahad maha võtta, teist huulepulka proovida, siis sa said selle meigi eemaldajaga maha võtta ja see võttis üli hästi maha. Seega ma tahtsin seda, kuna ma teadsin, et see on hea. Pluss sinine värv on ülituus. Siis ma ostsin sellise Urban Decay Quick Fix Priming Spray, mida sa lased endale enne, kui sa hakkad meiki tegema või siis ka näiteks niisima õhtul, sest et see on nägu niisutab ja see on põhimõtteliselt siuke nagu niisutus tavalise kreemi asemel, lased seda panna ja see lõhnab üli hästi kookose järel, nagu ma armastan seda lõhna. Pluss pakend taaskord ülilahe roheline värv. Siis ma ostsin esimest korda elus sellise juuste spray, mis aitab tekitada selliseid nagu rannalokke, siukseid laineid, mis on hästi moes ja nagu peaksid seda panema vist ikka siuksed lihtsalt lokid, nagu see ei oleks üldse vaeva näinud, aga need peaksid head välja nägema, seega ma tahan proovida, kas see spray töötab, sest et suveks, kes ei tahaks endale selliseid ilusaid lokke. Ma sain just praegu aru, et see lõhnaõli ja mulle ei meeldi väga see lõhnaõli, seega ma nii lootsin, et ma sain endale selle juuksespray ja nüüd see lihtsalt lõhnaõli. Ja siis 2 huulepulka, mille pärast ma sinna läksin, Kat Von D omad, sellepärast et telefon. Ma tahtsin osta endale neid keeratavas pakendis, aga siis ma proovisin neid vedelaid liquid lipsticke ja ma armastan neid. Need on ülimugav peale panna, sest et see ots aplikaator on selline merki. Sellega on ülimugav peale panna ja see püsib nii kaua. Ma olen ühte neist juba kannud Eestis ning see püsid ära peal. Ma sõin mitu korda, see lihtsalt tule maha. Kõige parem on täiega soovitan Kat Von D. Ostsin siis 2 värvis Ludwig, mis on siuke pruunikas roosaka alatooniga, siuke helepruun pigem, suht neutraalne.
minu enda huultega enam-vähem sama värvi ja siis natuke tumedam ja siis Lolita 2, mis on punakas pruun või siuke oranžikas pruun. Ma ei võrata nii, riiete juurde. Käisin siis esimest kord siukest poes nagu Hollister, kus ma polnud kunagi varem käinud, aga ma olen kuulnud, et paljud Ameerika youtuberid käivad seal ja see nagu kui ma vlogides näes, ma nagu see tundub hea pood, seega ma läksin sinna ja see oli väga siuksed vaba ja surfi riided ja see täiega minu stiil ja ma leidsin siit mitu head asja. Ma ütlen teile kohe ära, et mul on väga suur arvestus triipude vastu, seega selles Hollister on väga palju triibulisi asju ja paari asju ma olen juba kandnud, sest ma lihtsalt ei jõudnud ära oodata neid kanda, seega osadel asjadel ei ole enam silte küljes. Aga esimene asi on siis selline triibuline T-särk, mida ma armastan sellepärast, et siin taga on sellised nagu mis iganes criss-cross nagu ristpaelad, mida iganes. See teeb seda lahedamaks, kuna siis see ei ole nagu tavaline ja see on altkaares lõikega, et see ei ole lihtsalt sirge, see on ülipehme, siis istub mulle nii hästi ja see tingimus, ma armastan seda. Siis selline triibuline top, mis läheb tagant risti ja see on mega heast materjalist, see ei paista läbi, seega sa saad seda ilma rinnaudjat suvel kanda ja ülimõnus. Ma ostsin enda esimest korda elus pükskostüümi, inglise keeles ütled selle kohta romper, tumepunane kirsitoonis, väga kena, see näeb isegi natuke välja nagu kleit ja ma olen ülilävil, et seda kanda, kui meil Eestis nii suve ilmus. Järgmine pood, Zara, ma tean, et see on Eestis, aga mulle tundus, et seal on veits teistsugused asjad kui Eesti omas. Ma ei tea, ma ei ole käinud, aga kui ma vaatan Viru keskust kõnnin mööda saarest ja näen akendi peal mannekeeni, siis seal tundub veits teine stiil kui seal, mis oli Nissis. Seega ma ei tea, kas ta jätta sabu tooteid või ei, aga ma ostsin endale sellised barbiroosad teksad. Barbiroosad teksad, mis ma kaks, ma ei tea. Aga see on nii lahe värv suveks, ülikool, need on väga mõnusast materjalist, siuksed venivad, hästi lihtne jalga panna, istuvad hästi seljas, super! Kollased piigipüksid, ma millegipärast ostsin jube palju värvilisi asju. Tavaliselt ei kanna isegi nii palju värvi, aga ma ei tea, see suvi vist mõjutas mind. Need on viisakad, lahedad, see tõmbab nagu tähelepanu, aga see näeb ülilahe välja, siuke väga stiilne, trendikas. Mulle meeldis. Tahtsin midagi veits teistsugust vahelduseks. Siis ma leidsin sellise üsna tüdrukuliku topi, triibuline taaskord, kollased lilled peal, hästi nunnu. Ühe tavalise valge särgi, aga see ei ole nagu valge T-särk tavaline, vaid see on siuke veits viisakamast materjalist, veini, fancy. Siin on isegi siuksed nagu varukad, nagu mis see on, kroositud varukad vist ja ütled selle kohta, istub väga mõnusalt seljas. Ja siis siuke tavaline basic valge top, sest see läheb kõigi riietega ja vahepeal sul on sellised ka vaja hästi mõnus venib materjal jälle. Kas see kuiles on suureks? Nii osasena Zaras selline pikk triibuline kleit, mis on liibuv, istub ilusti ümber keha ja see ei ole päris täispikkus, see oli vist mingi 3/4. Viimase poena käisin ma Pimkis, ma polnud kunagi varem kuulnud, aga mul olid seal üli head diilid. Kuna ma tegin kliendikaardi, siis seal saal päeval ma sain kõikidelt täishinnaga tootelt -40% ja kõik asjad, mis ma ostsin, olidki täishinnaga, pluss ehetega olid ka mega head diilid. Aga ma näitan kõigelt riideid. Esimesena valge dressika-materjalist nagu pusa, Pigorgo bluus, kus peal on punasega kirjutatud surprise me. Mulle hullult meeldib need punased detailid, pluss meie Eesti suvi on vahepeal päris jahe ja õhtuti on seda mega mugav kanda. Siis sellised mustad püksid, mida sa saad kanda viisakalt näiteks kontsakingadega, aga samas need on ka siuksed veits vaba aja püksid, et see olenebki, et kuidas sa seda nagu stiliseerid. Võib vist nii öelda. Hästi nagu õhukesest materjalist, mugavad. Mulle meeldib, pluss must läheb ka nagu kõige kokku. Selline väga trendikas top, kuna minu arust praegu on hullult sees see heledast teksamaterjalist, kas bluusid või kleidid, kus on üleval selline asi. Nagu reaalselt, ma arvan, et tunnete ära suht kõik kannavad neid ja ma ei teadnud kleiti ja mulle meeldis bluus rohkem, seega ma ostsin selle. Ja ma proovisin poes, et ma sain seda kanda nii, et õlad olid paljad, aga samas ka nagu õlgade peal sobis mõlemat moodi. Seega see oli suht uus. Siis on selline neutraalset värvi roosa top, kaameras tundub veits värvilisem, aga suht neutraalset värvi ja läheb jälle kõige kokku, saab ükskõik millal visata ning mul väga meeldiks siia panna mingid fancy kaelakee peale ja siis see näeb kohe palju stiilsem välja. Ja mulle meeldiks, et siin vaata need pikad paelad, aga need on seotud nagu sõlmedeks ja siis see on siuke hästi armas detail minu arvates. Siis ma leidsin, täpselt see on mu armastus, ma kannan seda iga päev.
ja ma arvan, et te näete seda edaspidi ka mind kogu aeg kandmas, sest et ma olen alati tahtnud musta nahkagi, kuid alati on need hõbedaste detailidega, ma lõpuks ometi leidsin kuldsete detailidega ja see on ülimugav, see istub väga hästi seljas, see on ülikerge ja kui ma emal näitasin, ta ütles, et see vist on päris naast, ma ei tea, päriselt, sest ma ei teadnud, et see on, aga see on ülihea, kuna ma sain ülihea diiliga selle. See läks mingi 45 €, et läks vist 40% alla ka ja kui ma nüüd katsun, siis ma täiesti saan aru, et see on päris nahk, see on nii pehme nagu. Siis ma leidsin sellise triiksärgi, ribuline taaskord, aga siin ees on selline roosa-punasega lilleline tikand, mis läheb üle ka selle selja taha üle õla niimoodi. Tagant, eest, ülituus, nii suveks kui kooliks. Mulle meeldib, et siukest asja, mida sa suhtu kogu aeg kanda, sest see on teemas. Seega sa ei pole kuusi riidast, vaid see läheb kokku. Ja siis sellised heleroosad teksad, mis on põlve kohtade pealt katki augud ja taskud hästi mugavad, natuke siuksest venilist materjalist. Väga lahe. Nii, siis on veel 2 puusi. Üks on selline triibuline hallivalgega top, hästi noine sobib marinaadjat kandas, see ei paista väga läbi. Ja siis selline valge mustade täppidega lendlev naiselik top. Mulle meeldib täiega need peeniksed paelad, see läheb minust ülikena välja ja must-valge läheb jälle enamus riiete kokku, võid ükskõik mis teksade peale panna. Ikka sobib vist nahktagi peale korras. Ja siis sealt appi, kus on tehtud on. Ja ma ilma kogemata viskasin maha. Ja siis ehetega olid ülihead diilid kõrvarõngastega oli see, et kui sa ostad 3 pakki, siis see viimane nagu pakk on tasuta või see ütlesid nagu komplektid. Ja ma ostsin kõik hõbedased, kuna mul on ülipalju kuldsi tehtud, aga vahepeal mul on hõbedasi ka vaja, mul polnud üldse väikseid hõbedasi, siis ma ostsin. Ja ma olen see inimene, kes kannab peaga väikseid kõrvarõngaid, ma ei tea, mulle midagi pärast meeldivad, need on minu arvates mugavamad. Ja sellised komplektid siis hästi armsad. Siis ma ostsin 2 kaelakei komplekti, kuna ma olen ülipikalt tahtnud endale neid nagu layered ehk siis mitmekihilisi või nagu, kus sul on mitu kaelakeid kokku pandud, aga nagu see on ikkagist 1 kaelakei. Ja tavaliselt ma ei leia, aga seal olid nii lahedad ehted ja mulle meeldisid kõik, seega ma ostsin sealt väga palju ehteid. No igatahes üks on nagu pruuninahaga, teine on musta nahaga ja mõlemad on hõbedased. Ja suveks taaskord super! Või viskad mingi ühevärvilise T-särgi topi peale, sa kohe teeb kogu selle riietuse hästi palju stiilsemaks ja trendikamaks. Siis ma leidsin sellised kuldsed kaelakeid, käevõru. Kuna ma kannan oma kuldsed käekella nagu igapäevaselt, nüüd ma tahtsin sinna mingeid armsaid aksessuaare, seega ma leidsin sellised käevõrud ja ausalt öeldes üks tegelikult läks juba katki, sest ma hakkasin seda käes keerama ja siis see oli nii õrnas materjal, kui ma tõmbasin katki, seega need on üliõrnad ja tuleb päris ettevaatlik olla. Ning viimase asjana ma ostsin sealt sõrmuse komplekti, sest et nagu ma ütlen, need ehted seal olid imelised, ma ei suutnud valida, mulle meeldisid kõik ehted, nagu see ei ole kunagi nii. Tavaliselt ma ostan oma ehteid H&M-ist, aga viimasel ma pole sealt suutnud väga oma komplekte leida, mis mulle meeldiks tervenisti. Ja see pood, see oli lihtsalt armastus, see on mu uus lemmikpood, mulle tundub, ma sain nii palju asju sealt. Ja see ongi kuldsed ja siis siuksed beeži ja beebiroosade detailidega sobivad taaskord kõige, kes on hästi siuksed neutraalsed, seega. Ma olen üliõnnelik kõige omastude üle, ma tean, ma panin veits hullu, aga lihtsalt see saak oli nii palju parem, kui mis ma Eestis leidnud olen viimasel ajal, seega vedasid need kõik mu kohvrisse mahtusid ja ma Eestisse nendega tagasi jõudsin. Aga kindlasti visake ees pöidlad püsti, kui teile meeldivad hoolid, ma üritasin seda võimalikult tempakona hoida ja kand igast asja liiga pikalt rääkima, et teile igav hakkaks. Subscribe'iga, et tulevasi vlooge näha, sest et suvi tuleb võimas, palju seiklusi ja planeeritud, kuuleb projekte. Veel üks reis on kindlalt tulemas, seega pange ennast valmis ja näeme varsti. Tšauki!